No nii, tere head diskisõbrad, nagu ütlesin, järgmine video tuleb Linnamäelt. Me oleme siin põldude peal ja Linnamäe Open esimest korda pop-up rada 2x25 korvi ja täna on väga tuuline, aga õnneks soe. Ja ma ei ole üksi. Üks mähkaritest on täna siin, tere Luik. Tšau! Ja tegelikult on ka Talis, keda teie veel ei tunne, aga kohe varsti tunnete. Tal ei ole küll mikrit küljes, nii et ta on meie vaikiv voonake täna, aga mängib meist ilmselt üle. Ja me hakkame siis iga 4 korvi tagant filmima. Kõike 50 korvi ei hakka. Esimene meil näiteks on kohe 55 meetrit par 3 ja Saarekas. Tuulepealsel maal kõike võib juhtuda, nii et läksime. Enne ka, Luik, mis eesmärgi paned endal? Eesmärk on enda alagrupp ära võita. Okei. Võiks nagu vähemalt sinna toppi mängida. Ütle üks skoor, siis lõpus on hea näeda. Ma ei tea. Siin on nii palju radu, et ma vaatame pärast esimest ringi, siis ma saan öelda, ma pole veel rada näinud. 50 korvi peale, ütleme, võiks 10 alla vähemasti mängida. Võiks, aga vaadata seda tuult, siis ma ütlen, et ma pole kindel. Davai, lähme videosse. Ma saan alustada kohe ja teeme rahvale. Ma lähen tildiga Sky Heiser 55 meetrit, aga jõhker vastu tuul, nii et loodame, et see mulle sülja tagasi ei tule. Ei tule. Ja see on peaaegu pullikas, 3,5 meetrit. Ma saan teha live kommentaariumit, kuna Talisel mikrit ei ole. Jah. Forega mingi kangi edas zone. Oi, kui hea. Lihtne mäng on see. Ja kohe Luik otsa. Ma olen büroga. Aha, Pyroga. Mul ka see kotis. Mõtsi selle peale, aga ka Forega. Oi! See läheb laiaks. Ei, tuleb. Ei! Oi! Nii, ja Luik suutis enda OB-sse mängida. Küll väga napilt, aga ikkagi OB. Nii et siin on Hazard. Ja päeva jooksul on siis pikima puti võistlus ka, kes kõige kaugemalt sisse ära paneb. Luik võib seda alustada juba. Tagant tuulega. Ja pole küsimust. Oota, märgi ära ka. Jah, õigus. Et rahvas teaks, 10.67 on siis esimene tippmark ette pantud. Kui oskad puttida, tasub OB-sse visata. Muidugi. Raske putt. Nii, ja nüüd Roger on siin. Kaga sees. Ei värista. No nii, oleme jõudnud siis, mis rada see on, 13 ja see on par 5, 253 meetrit. Jah, tahaks öelda, et nagu mõnusalt saab distantsi visata, aga mul pole seda praegu. Nii et võiks lihtsalt platsi peale selle ära panna ja ma lähen Tessuga, kunagi oli mu distantsi ketasse. Ai, oli mingi vaevu sott. Sealt saab, par 5 on siis. Hästi. Nüüd tuleb. Nii, ja Luik, millega lähed? T2-ga. Mauri Vilmani omaga. No nii, Mauri endisest kotist. Anna nüüd rahule. Minu juures. Nii, Luik saab oma viske ära teha. Ma ei tea, mul tundus küll, et ei ole kauge visi oli, aga... Sama kauge kui mul. Jah, aga korv on jõle kaugel veel. Korv on seal tammede vahel kaugel. Kaugel, kaugel maal. Oi, tuleb tagasi ilusti. See oli vise. Aga kaugust ikka olnud. Nii, Roger jõudis siis 2 või 3 meetrit minust ettepoole. Võtan ka Tessu gramm stabiilsema, värvikombo on sama. Nii, võtan selle igaks eest ära. Gramm stabiilsema, proovime. Selle vastu tuulega. See lihtsalt lendab. Noh, hääl juhul sott tuli siit võib-olla. Nii, Talis tegi meist kõigest pikema viske. Ja see on roller. Nii, me oleme nüüd peaaegu siin ja korv on alles seal tagapuu juures. Pördi jaoks tuleb ikka vaeva näha.
No seal on põnev. Kui ma teen sarnase viskan nagu esimese, siis ma võiksin jõuda sinna korvile lähedale. Vaatame. Ai, nüüd kadus tuul ära või? Nüüd on järsku mingi distantsi vise peaaegu. Noh, siin mängime parri, pole teha midagi. Ma ilmselt mängin ka parri siin. Siit seda siukest tutsu pole, et saaks. No äkki on mingi 20 putil. Optimist. Ikka fore laenemine. Ja korv on siis täpselt seal puu taga. Noh, 3 viskega niimoodi, et birdit siit ei võta sellelt par 5-lt, aga vaatame, proovime midagi sooniga teha. Oi, kui pikaks, lõpetage ära. See natuke ketast otsitud ja siis nüüd tuleb läheneda. Ei, ops. Oi. Noh, sinu putiga ai. Ei ole hullu. Nii. Näita oma putti. Eks ma püüan. Me oleme täna eriti aegased ka veel. See ei ole üldse hea, et see siin praegu on. Nii. Nüüd jätsin lüikeses. Paugi. Ja siit on paugi vist tulemas. Ja kõik võtame paugid või? No nii, ainuke parri lootus. Madala korvi eelis. Pane teil madalavale. No, lähme tõstame siis paugid ära või? Jah, paugi frame. Nii, järgmine ära viskab ka apsti ja ma ei tea, mul on ka vist siin. Ma ei taha markerit panna, ma kasutan kellegi. Kole, järgmine ring paremini. Loodame. Nii, me oleme 18. korvi juures ja skoorid on järgnevad. Rogeril on +1, minul on +9 ja Talisel on +2. +1, +2 ja +9. No Luik, mis toimus? Palav on, raske on, tuul on, distantsi pole. Kõik, ühesõnaga nüüd me lähme siis, nüüd on 18, 165 meetrit par 4 ja teie korvi vist ei näe. Näete ikka, seal taga. Ma pean alustama. Kus see korv on üldse, kui üsi? See peaaegu raagus puusel. Aha. Nii, viska madalalt, sest seal on pärast on... Aha, paremalt on ikka tuul. Mingi 102 meetrit kätte. Oi jah. Viskad madalalt. See ei viska madalalt ja siis lakke. Nii. Poisid näitavad paremini ette. Väike annukas. Veits lakke ka. Jah. Ja mis teeb Luik? Nüüd näitab see mähkar, kellel pole ei distantsi, ei midagi. Ei lähegi T2-ga. Ei. Tuul on tagant veits ju. Oah! Isegi näe ketast, seal. See on jälle mingi 70 meetrit. No pole hullu. Et sinna 100 meetri kanti veel minna. Poisid tulid mõlemad siin üsna võrdselt. Nii, Talisel. No pole paha üldse, pole paha. Jätkame sellega, ma täna usaldanud olen kõik lähenemised Jussiga igaks juhuks. Võiks nagu muljeris olla. Ma olen kuskil 5 peal. Esimene bördi täna. Lihtne. Oi kui hea. Ja Talis ringib
ringi ääres. Kuna Roger on 3 meetrisest, näe, Roger on siin, ma olen teinud pulli talle. Ahah, selge. Palun. Nii, teed tali seest ka või? ei, tema eest ma ei julge. Vasakuga nii kaugelt ei julge. Olemas. Nägid? Ja 22. korv. Me oleme vahepeal läbi mitu rada. Ma olen käru ära pannud, sest ei saa. Mis meil skoorid on? Roger on +1. Endiselt. Talis on +3 ja mina +9. Noh, nii et teha on. Ja 22 rada, 60 meetrit par 3. Nii, väga hea. Siin on, kui üks rada on tildirada, siis see on tildirada. Pikaks. I know. Pikk putt, kehv ise. Siuke vastik tuul, siis ma olen Teslaga. Ohoi. Läheme vaatame. Kui mul liiga kangetist midarit ei ole, tegelikult oleks, aga ma lähen ikka Teslaga. See on all. See peaks all olema. Hea töö. Õige valik. Juss! Jussiga. No poisid oskavad. Ja. Ma niisama teen pulli siin. Nii, Roger tegi siis tildiga natuke pulline, korv on seal ja Roger on siin. Napilt. Napilt. Nii, aga mängumehed võtavad siit nüüd pördid. Tulevad järgi mulle. Olemas. Ja poiss. +3-st +2. Ja +9-st +8-sse. Filmime vahepeal ühte sellist ilusat rada ka. 40 meetrit üle tiigi, korv siin samas. Jump-putiga või? Jumperiga, jah. Eile võeti siin paarikal üks tops ka. Oih, nii. Oi, jah, üle läks. Tahtsid ikka rahvale teha või? Tahtsin ikka rahvale teha, jah. Nii, oota, aga ma mõtlen, kui sa tegid jump-put. Ei, kurat, ma olen ikka Bergiga. Siin on näed juba... Roger tegi natuke poriseks selle. Kuku alla! Oi, just tuulega. Sa tegid rahvale, mulle tundub. Pikaks või? Roger -2. Hakkab tulema. Kus on talispoiss on meil siin +1 peal ja mina olen +7 peal. No sul natukene on veel tulla. On, ma olen võtsin 2 poogid ka lihtsalt radadel siis. Aga järgmine par 358 meetrit. Ja siis on... Ja selle pärast ma ei teegi seda. Ja sa, ja täpselt jäid freimi ette, nii et. Nii. Ai! Sul oli nii ilus punane ketas ja ilus punane korv ja ikka ei tahtnud ära panna. Okei, tegelikult on täitsa ilus liisakas korv. Esimene ring on läbi, ma suutsin ühe mikri ära kaotada vahepeal. Skoorid on siis järgnevad, et mina lõpetasin -3-ga, Talis +1-ga ja Luik +8-ga. Ja nüüd me oleme tagasi siin tuulepealsel maal. 2,5 tundi läks aega ühe ringi tegemiseks. Vaatame, mis edasi saab.
Loik paneb ühe puti ära vahepeal. Hea tuulde. Lihtne. Kui eelmisel ringil me näitasime par 5, siis seekord näitame teile par 6 ka, mis on siis 314 meetrit ja isegi ühe Mandoga kohe varsti näitan teile, aga vahepeal skoorid, veits väsimus on sees. Roger -2. Mina -2. Talis +4 ja... olen kahekohaline, +11. Ja Luik on +11. Lähme vaatame nüüd seda par 6 siin põllu peal. Nii, par 6, 314 meetrit. Ole ainult mees ja viruta ja see kõige tagumine suur tamm. See on Mando, sellest paremalt mööda ja siis korv jääb siia põllu peale. Nii et korralikult tuleb vajutada. Okei. Hästi tuul lükkab ja väike roll ka. Lausa 80 meetrit sai driveriga. Ohoh, see ei ole nii kaugel kui minu oma. Aga õnneks on par 6. Ja vot, see on Aiser. Ja see on vist on safe õnneks. No saab mängida, mängu ilu meil on. Talis on siin. Mando on seal. Juba ilusam ise. Hästi. Ja tegi talist. Luik tegi talist. Läheb. Nii, see on selle OB tamm, või tähendab Mando tamm. No, sinna on veel natuke minna. No, läheb mööda või? Täpselt sinna alla, hea koht. Jah, sealt saab. Läheb veits liiga. Nüüd ma siis viskan distantsi või? Aga noh, peaks saama. Täpselt sinna puu alla. Oba, kahju. Nii, ja Talisel on see mitmes? 5 või? 5. Ahah, par on elus. Pikk putt. Asjalik. Madal ka veel. Otse peale, jah, see on par. Mis asja sa teed? Noh, siit tuleb tuppa kahjuks. Tuult pole. Atsa kõrgelt. Nii. Hästi. Parve. Super. Talis võtab parri, ma võtan parri. Ja Luik võtab ilmselt kahjuks tuplasid. Jees. Nii, me oleme vahepeal 24. korvi juures. Tegime selle põllu peal osa ära, et saaks sellega tehtud ja nüüd on sellised lihtsamad, lühemad 6-70 meetrised rajad, mõni ka lühem. Skoor on siis nii, et ma olen -5 peal. Talis on +6. Talis on +6 peal ja mina olen +12. Luik on +12 peal, nii et anname tuld. Ma lubasin mängida tildiga mõned järgmised rajad. Senimaani ma olen nendest 2 teinud, ilusad pöördid ka. Lähme edasi. Ja meil käib mäng burgeri peale ka, kes topsi paneb, see teeb, teised teevad talle purksi välja. Järgmine on 65 meetrit ja seal, no siin on raske topsi visata, see korv väga ei püüa. No ma lubasin tildiga neid radu mängida, siis ma lähen mängin neid tildiga.
ei luba see tuul. Pikk putt. See tuul surjus alla selle. nii ma siis teen. Sirgelt peale, liiga sirgelt. Nii, ja Talis läheb ka zooniga. See on parem liin. Jep, hästi. Nii, ja mees metsast teeb ära nüüd. Mida Elli? Mis asi see oli praegu? Mis asi see oli, daamid ja härrad? See läks sisse. No lähevad. Nüüd me saime teada, kuidas see korb püüab, ma peaks ka võib-olla siit mingi kuidagi niimoodi. Nii. Ai, napilt, oleks ilus pördi olnud. Jäi see star frame võtmata kahjuks siin praegu. 500 par 3, 60 meetrit ja siin visati topsi ka. Korv on täpselt selle jaanituule taga, aga ma ei tea, kuidas see korv püüda saab. Mis need seisud on? Roger -6. Mina -6. Talis +3. +3 Talis. +11. Ja Luik +11. Ja ette läheb näitama meil Talis. Zooniga, kõik lähevad zooniga. Kus nüüd tuli tutsu alles poisil? Oi, tuul on vastu, jah? Saan aru küll, miks Talis pikaks viskas. Näitab äkkariga, kuidas käib siis. Oi, nii või? Kindel 3. Zooni putt. Oi, mis sa tegid? Pikaks veidi või? Ja access denied. Mida teeb meil Luik? Olemas, 3 käes. Ei tule täna. Jälle 3. Oi. Kindla peale putt. Hästi. Ja läbi see ongi saanud 5 tundi, 50 korvi, natuke isegi üle 5 tunni vist. Jalad on valusad ja ega see skoor midagi kiita ei ole, aga lõppskoorid on minul -8. Talis +3. Talisel +3. +9. Ja Luigel +9. Nii et tänud, härrad. Tänud. Kõik mängisime nagu mähkarid. Nii et tore, et meil Luik kaasas oli, siis me saame öelda, et me tegimegi nendega channelisse justkui tegelikult contenti. Aga see on hea õppekoht. Kuulge, aga aitäh, et vaatasite. Ja like ja subscribe. Näeme järgmises videos ja kui te ei ole veel, siis minge vaadake ka mähkarite channeli üle. Pange like ja subscribe, nagu te ütlete. Just, nii et kuki-muki ja tšau-tšau.